küll! Võtke veini. Aga ma ei näe siin veini. Seda polegi. Kas siis polnud teist kuigi viisakas seda pakkuda? Sinust polnud kuigi viisakas luba küsimata seltskonda tulla. Ma ei teadnud, et see on teie laud. See on kaetud palju enama kui 3 jaoks. Välis su juuksed tahaksid lõigata. Teil tuleks õppida hoiduma isiklikke märkusi tegemast. See on väga kasvatamatu. Aga ütle, miks on ronk nagu kirjutuslaud? Ma usun, et ma mõistatan selle ära. Tahad sa öelda, et sa arvad, et suudad leida sellele vastuse? Täpselt nii. Siis sa pead ütlema, mida sa mõtled. Ütlengi. Vähemalt ma mõtlen, mida ütlen. See on ju see sama. No ei ole põrmugi see sama. No selle asemel. No siis ma võiksin ju ka väita, et ma näen, mida ma söön, on see sama, mis ma söön, mida ma näen. Ja võiksid niisama väita, et mulle meeldib, mis ma saan, on see sama, et ma saan, mis mulle meeldib. Võiksid niisama hästi väita, et ma hingan, kui magan. On see sama, mis... Ma magan, kui hingan. Sinu juures ongi see üks ja sama. Aga mis kuupäev meil täna on? 4. 2 päeva tagasi aetan see kell. Ma ütlesin, et võid ei sobi kellavärgile panna. See oli kõige parem või. No olgu, aga leivaraasukesi oli ka sinna sisse pandud. Igatahes need pidid olema noa küljes. Selle või noa küljes pidid olema need leivaraasukesed. Mis naljakas kell. See näitab kuupäeva, aga ei näita, mis kellaaeg on. Aga mis tarvis ta peakski? Kas sinu kell näitab, mis aasta on? Muidugi mitte. Aga ta ei tee seda sellepärast, et üks ja sama aasta püsib ju nii kaua. Nojah, aga minu omaga on sama lugu. Ma ei saa teist päris hästi aru. Uniir magab jälle. Kuule, kas sa lahendasid mõistatuse ära? Ei, ma loobun. Kuidas vastus kõlab? Mul pole vähimatki aimu. Mul ka mitte. Ma mõtlen, te võiksite tarvitada aega millekski paremaks ja mitte raisata seda mõistatuste esitamiseks, millel ei olegi vastust. Kui sa tunneksid aega niisama hästi kui mina, siis sa ei räägiks selle raiskamisest. Mis? Siis sa ütleksid lihtsalt tema. Ma ei saa aru, mida te mõtlete. No muidugi sa ei saa sellest aru. Sa pole veel kindlasti ajaga üldse rääkinudki. Võib-olla mitte. Aga ma tean, et kui ma muusikat õpin, löön sellega aega surnuks. Näed sa, see seletab kõik. Ta ei kannata niisugust kohtlemist. Aga kui sa oleksid temaga heal jalal, teeks ta kellaga enam-vähem kõik. Kui sa tahaksid. Jah, näiteks kujutleme, et kell on 9 hommikul. Just kui sul tunnid algavad, sul tarvitseks ainult ajale sosinal öelda ja kordi käiksid osutid ringi. Kell oleks 1:30 ja lõuna ongi käes. See oleks vahva küll, aga siis ma ei oleks ju veel näljane, eks ole? No jaa, esialgu võib-olla mitte, aga sa võiksid kella 1:30 peal pidada nii kaua seda lõunat, kui sa tahaksid. Kas teie teete nii? No ei! Me läksime märtsis tülli just enne seda, kui tema jaburaks läks. Ja siis oli just Ärtu emanda suur kontsert ja mina pidin laulma. Ma olin esimese salmiga valmis, aga kuninga emand kisendas. Ta lööb aega surnuks, pea maha tal! Kui hirmus metsik. No ja sellest ajast peale ei tee aeg enam mitte midagi, mida ma palun. Nüüd on kell kogu aeg 6. Kas teil sellepärast ongi nii palju teeriistu laual? Sellepärast jah, kogu aeg on teeaeg ja meil ei ole aega vahepeal riistu pesta. Ja siis te vist liigute ümber lauad toolilt toolile, eks ole? Jah, täpi pealt, seda mööda, kuidas nõud mustaks saavad, niimoodi liigume. Aga mis sünnib siis, kui te jälle esimesse otsa jõuate? Ma arvan, et räägime millestki muust. Jah. See jutt hakkab mind juba ära tüütama. Panen ette, et Preili jutustaks meile mõne loo.
ma kardan, et ma ei tea ühtegi lugu. jah. siis räägib Uniir. Uniir. Ega ma ei maganud. Ma kuulsin iga sõna, see muud, mis te siin rääkisite. Jutustage meile üks lugu. Jah, palun jutustage. ja tee ruttu, muidu jääd magama, enne kui sa jälle otsa saad selle jutuga. No aga ükskord enne muist elas 3 väikest õde ja nende nimed olid Eliise, Lassi ja Tilli. Ja nad elasid kaevupõhjas. Millest nad elasid? Nad elasid siirupist. Seda ei võinud nad teha. Saad aru, nad oleksid ju haigeks jäänud. Nad jäidki haigeks, väga haigeks. Aga miks nad elasid kaevupõhjas? Võta endale natuke rohkem teed. Ma pole veel midagi võtnud. Nii et ma ei saa ju rohkem võtta. Sa tahad öelda, et sa ei saa võtta vähem, mitte millestki on väga hõlpus rohkem võtta. Keegi ei küsinud teie arvamist. kes teeb nüüd isiklikke märkusi? Pea maha! Miks nad elasid kaevupõhjas? ja see oli... No sest see oli ju siirupikae. Niisugust asja pole olemas. Kui sa ei suuda viisakas olla, võiksid loo parem ise lõpuni jutustada. Ei, palun jätka, ma ei sega enam vahele. Ma arvan, et üks siirupikaev võiks ikka olemas olla küll. Kui üks. No nii siis need 3 õde. Nad õppisid vinnamist, teate. Mida nad vinnasid? Siirupit. Ma tahan puhast tassi! Istume koha võrra edasi! Aga ma ei saa ikkagi aru, kus nad seda siirupit vinnasid? No kui kaevust võib vett vinnata, siis võib ju ka siirupikaevust siirupit vinnata, lööb tummaks sind, mis sa? Aga nad olid ju kaevupõhjas. Olid jah, see oli väga põhjalik kaev. Nad õppisid vinnama ja nad vinnasid kõiksugu asju. Kõike, mis arvab M-tähega. Miks M-tähega? Aga miks mitte? Miu. Magate siin. Oi, mis algab M-tähega? Nagu mägralõks ja moon ja mälu ja mitmus ja eks ole. Öeldakse, et mitu ainsust on mitmus. Kas te olete kunagi näinud niisugust asja nagu mitmuse vinnamine? Tõepoolest. Nüüd, kui sa mult küsid, tundub mulle, et mitte. Ära mitte seletagi. Ära seleta. Teate, ma ei ole nii jaburat teeseltskonda oma elu jooksul kordagi näinud.